hommikust, armsad sõbrad. Ilmselt on teiegi hulgas palju neid, kellele meeldib janu kustutamiseks juua mõnusaid ja mullitavaid karastusjooke. Aga mis siis õigupoolest nende mullikeste sees on ja mida huvitavat sellega veel seondub? Seda täna üheskoos uuriksimegi. Nimelt, need mullid koosnevad süsihappegaasist ehk CO2-st. See on see gaas, mida meie välja hingame või mis tekivad kütuste põletamisel. Need on ka ühed neist kliimat soojendavatest kasvuhoonegaasidest. Aga miks just süsihappegaas ja mitte näiteks õhk? Vastus sellele küsimusele peitub gaaside erinevas lahustuvuses. Nimelt, vesi ja süsihappegaas meeldivad teineteisele. See tähendab, et erinevalt hapnikust ja lämmastikust saab süsihappegaasi vees küllaltki suures koguses lahustada. Pealegi sõltub see lahustus veel ka muudest asjaoludest, näiteks rõhust ja temperatuurist. Kui te alguses limonaadipudeli võtate, siis ta on küllaltki kõva. See tähendab, et siin sees on suur surve. See aitab samuti suruda rohkem gaasi siia vedelikku. Kui te korgi lahti teete, siis ei ole seda rõhku enam vastas. Vesi suuda kõike süsihappegaasi kinni hoida ning osa sellest laseb mullikestena jalga. Samamoodi ka temperatuuriga, sest ega asjata ei soovitata limonaade jahutatult serveerida. Nimelt, madalamal temperatuuril lahustub gaas paremini. Aga see ei ole mitte ainuke vorm, kuidas süsihappegaas olla võib. Näiteks siin selle hästi sooja eest kaitsva kasti sees on peaaegu -80 kraadine pakane. Ehk siis vaid õige natukene soojem maailma maakera absoluutsest külmarekordist. Päris külm. See on siis süsihappegaas tahkel kujul. Seda nimetatakse ka kuivaks jääks. Miks just kuivaks? Seda sellepärast, et kui teda soojendada, siis ta ei sula mitte vedelikuks, vaid otse kohe aurab. Seepärast on teda näiteks hea kasutada jahutamiseks. Ei teki mingisugust lörtsivat vedelikku. Aga kujutage ette, kui tore võiks olla sellega näiteks oma jooke jahutada. Ühe korraga nii jahutamine kui ka mõnusad mullid. Proovime. Näete, päris pikalt jätkub siit süsihappegaasi mullikesi. Ainult, et see toss, mis siit tekib, ei ole küll mitte süsihappegaas, vaid jällegi väikesed veepiisakesed. Niimoodi. Ja huvitavad sellega veel võiks teha. Siin on üks pudel. Paneme teda jääd siia sisse ja vaatame, mis juhtuma hakkab. Kui küll. Nii. Ja kork peale. Kui me nüüd seda natukene soojastuseks tõsta, siis endab kork minema. Siinkohal tuleb muidugi hoiatussõnud lugeda, et kui teile süsihappegaasi jää kätte satub, siis ei tohi seda mitte mingil juhul panna sellisesse kinnisesse pudelisse ja korki peale keerata, sest sel juhul tekib väga palju gaasi, surve läheb suureks ning pudel lõhkeb ja võib teile tõsiseid kehavigastusi tekitada. Niimoodi. Aga mida huvitavad siis veel süsihappegaasiga teha saab? Siin on üks klaas. Ma panen siia natukene neid jäätükikesi sisse. Laseme sellele nüüd seista. Niimoodi. Te näete siin põlevaid küünleid. Kui ma siit valada üritan, siis te näete, küünlad kustuvad. Aga miks? Seda sellepärast, et süsihappegaas ei toeta põlemist. Ja kui ma ta siia peale valan, siis ei saa hapnik enam juurde ja küünlad kustuvad. Samamoodi, kui inimene satuks liiga suure hulga süsihappegaasi kätte, siis tal jätkuks ka õhku hingata ning me lämbuksime. Aga sellepärast, et süsihappegaas nii kenasti neid küünlad kustutas, kasutatakse teda ka näiteks tulekustutites. Vaadake, kui hea. Ei teki mingisugust läga siia, erinevalt näiteks veega või vahuga kustutades.
aga kuidas seda süsihappegaasi niimoodi valada sai? Sellele küsimusele peitub vastus selles, et süsihappegaas on märksa raskem kui õhk. Seega, kui ta siin tekkima hakkab, siis tasapisi ta täidab selle nõu, ta mitte ei lenda minema, surub siit õhu välja ja nüüd, kui me niimoodi valada üritame, siis nagu te teate, raskemad asjad tahavad ikka allapoole minna ja tegelikult oleks see nagu nähtamatu vedelik. Niimoodi. Enne kui me oma otsad kokku tõmbame, teeks veel midagi lõbusat, mida ka teie saate kodus järgi teha. Nii. Selleks on mul siin üks limonaadipuder. Teeme ta lahti. Ja natukene mentosi komme, mida ma olen siia klaastorukese sisse pannud, et mul oleks neid hea limonaadipudelis sellest. Nii. Kohe saab korgi pealt maha ja paneme. Ja saate limonaadi purskkaeva. Aga kes tunneb meie ja Ahaa teaduskeskuse huvitavate tegevuste vastu veel huvi, et külastage meie kodulehte www.fysik.ee. Ärge siis limonaadi küll äga pingutage. Kohtumiseni!